ja mida üldse siis kujutab tema jaoks selle lõuna ehk siis selle tule kolmnurga aktiveerimine tulihobuse aastal hobuse jaoks. Hobune on nagu siis keskpunktis, ta on ma ütlen seda kohta, ta on nagu mootor. Ta mootor, mis kõiki asju, kõiki protsessi, olukordi käivitab. Hobuse element on tuli ja algne element ja tuli on ka rääkimine, kõne ja hääl. Ta on väga valjuhäälne, pidevalt kappav ja hirnuv hobune. Kujutage ette, need kõik energiat on, temas on väga suur võitlustahe või konkurentsitahe, ambitsioonikus ja kõik käib siia energia juurde. Ta on kogu aeg nähtaval, tal on palju vastutust, tal on palju olukordi, kus tuleb tegutseda enne, kui kõik on nagu noh, kõik ootavad, kõik peab veel kindel, ma ei tea, kas asi laheneb, aga ta peab tegutsema. No ma ütleks niimoodi, see on nagu see kiirreageerimisrühm, kes peab pidevalt kiiresti reageerima ja tegutsema, see on väga omane hobuse energiale siis tulihobuse aastal. Nii et aasta on täis ootusi tema suhtes ja kõik ootavad ka tema mitte ainult tegutsemist, vaid ka õiglast käitumist, et ta peab nagu valima kindlalt poole, keda ta ka esindab. Ei ole nii, et ma olen natuke seda ja natuke olen teist. Ma pean millegi nagu olema jõuliselt kindlalt esindanud seda poolt, et see on minu arvamus, see on minu tunnetus, see vastab minu põhiväärtustele. Et ta ei saa enam mängida seda mängu, et natuke nagu madu mängib siin mänglevat mängu ja pühvelgi pidi kohanema kergelt ja jänes, siis hobune läheb nii, nagu ta on, täie jõuga peale. Et see on oluline tajuda sel aastal. Et selleks, et nagu seda aastat enda jaoks edukalt läbida, ära jätta asju pooleli. Lõpeta ära, isegi kui on vaja varem lõpetada, siis lõpetada ära ametlikult varem. See protsess oligi lühem, see projekt oligi lühem, see projekt ei andnud seda tulemust või ei tulnud oodatud liikumist, olla aus enda vastu, mitte jätta lahtiseid otsi, sest ise tulevad sulle selga, et seda on hästi oluline panna tähele. Siis tuleb väga kindlasti planeerida endale puhkust. Nii nagu ta tegutsemist kogu otsib, tuleb ka puhkust vahele panna, sest EKG on ikka üles-alla, mitte oleks pill, see on surm, et kui on väga ränk pingutus, on ka mõnus puhkus, et hoida oma keha tervena. Ja muidugi on see, et tema jaoks on oluline märgusõnad siis, kuhu ta kuulub, ehk siis see eetiline pool, moraalikoodeksid nii-öelda, ka ja lojaalsuse küsimused, et hobuse jaoks on väga tähtis kari, kuhu ta kuulub, või siis nii-öelda see seltskond, kuhu ta kuulub ja et valida pool, mitte kõikuda erinevate poolte vahel, sest kõik on mulle kasulikud, see ei too talle kindlasti mitte õnne. Nii et tegelikult on siis nüüd siis tulihobuse aastal, kus on aktiivne lõuna kolmnurk, on tegelikult hobune tippvormis. Ta on valmis minna MM-ile, olümpiamängudele, võitlema, mõnus, ta võib teha suuri hüppe oma elus, aga ainult siis, kui tema energia on juhitud, mitte ma lükkan hoo sisse, sellest läheb, vaata nagu see suusahüppaja ei ole, ta ka juhib seda lendu üleval õhus ja ka juhib ka maandumist. Kui need teeb ebakorralikult, siis saab vähem punkte ja võib ka ennast vigastada, kukkuda. Ja siis on tema hea aasta.